mõmmikute mereretked. No millest alustada? Alustaks siis niimoodi, et kuna mõmmikute selle aasta suur projekt on meil mõmmikute maja, mille alla me mahutame absoluutselt kõik mõmmikute tegemised. Nende hulgas ka need mõmmikute mereretked. Ja projektikavasse on meil 4-päevased mereretked juba kohe sisse kirjutatud. Nende mereretkedega annab siduda absoluutselt kõik tekkinud ideed ja kõik teemad. Ja tegelikult hoopiski tekib meil laste märkamistest hoopis toredaid uusi ideid retke käigus. Ja see kõik ju sobib ülihästi kokku meie maja projektõppega ja selle põhimõtetega. Aga miks siis just need retked 4 päeviti toimuvad? No see on tegelikult väga lihtne, sest meri asub meile ju nii lähedal. Ja 4 päeviti ei ole meil ei muusikat ega liikumistegevust. Ja just 4 päeval on hea neid kõiki nädala alguses tekkinud ideid mereretkega siduda. Ja meie mereretkedel lapsed õpivad esiteks juba mereäärde üheskoos liikumist. Liikumine baarides ja liikumine tänaval, kõikide märkide jälgimine, siltide ja viitade jälgimine ja muidugi reeglitest kinnipidamine. Lapsed õpivad ju loodust tundma kõikide erinevate meeltega. Nad vaatlevad, nad nuusutavad, nad katsuvad kõike, nad kuulavad erinevaid looduse helisid ja nad õpivad seda ka kirjeldama. Nad näevad seal mereretkedel palju põnevat kõike merd, rannaparki, kive suuri ja väikeseid, rannaalal jooksjaid, ujujaid, laevu, surfareid, koeri, inimesi rotikestega, murutraktoreid ja isegi teerulli. Ja alati, kui me käime, siis koguneb meie retkedest tohutult palju fotosid, siis me postitame need toredad klõpsud kõik korraga või teeme nendest videojupikesi ja selle juurde kindlasti jutuke mereretkest ja laste nunnud ütlemised, need südant soojendavad pärlid. Ja kuna meie selle aasta rohelise kooli üks teemadest ongi meri ja rannik, siis meie mõmmikute mereretked sobivad looduse tundma õppimiseks ideaalselt. Lapsed näevad absoluutselt kõiki muutusi looduses, taimed, linnud ja meri ja nad näevad ja tunnetavad erinevat ilmastikku. Eriti toredad on retked suure tuule ja tormiga. No ikka sellise tormiga, mis ähvardab kohe pikali puhuda. No ja mis saakski veel parem olla tuule kirjeldamiseks ja selle tunnetamiseks. Lapsed saavad koguda meie aarete purki, ilusaid kivikesi ja muid põnevaid mereleide ja alati on neil taskud punnis, kui mereäärest tuleme ja õpetajate taskud samuti. Ja kui me prügi märkame, siis korjavad lapsed selle üles ja sokutavad prügikasti. No kuidas siis mereretke eriti ägedaks muuta? No näiteks võib võtta sellise mõmmikujulise šablooni, läbi mille saab mõmmikute maailma vaadelda ja näha seal just seda, mida sa ise nii väga tahad. Või võib võtta liitreaalsuse mängukaardid ning nendega mereääres rukkilille kasvama panna. No see on nii põnev, sest see on ju lausa võimatu. Mereääres ei kasva ju rukkililli. Mereretked on mõmmikute täiesti lemmikud ja ilm ei sega meid kunagi. Meri on meile nii lähedal, see on meie armas kodukoht. Ja iga mõmmikute mereretk on nagu üks suur seiklus. Iial ei tea täpselt, mida me näeme ja millega see kõik lõpeb. Sa tead, mis päeviti me seal mereääres käime mõmmikutega? Aga mis sa arvad, miks see võib nii olla, et ainult 4 päeval käime? Siis on vaba päev teistest tegevustest, siis ei ole meil muusikat ja liikumist, eks ju? Aga mis me seal mereääres tegemas käime? Korjame asju, mis me nende asjadega teeme, mis me leiame? Kogume purki. Mereaarete purki. Aga kas sa tead, mis me selle purgiga pärast teeme, kui kõik aarded on kokku kogutud? Ei tea, me peame selle veel välja mõtlema. Maailmaäärt. Kus kohast te seda maailmaäärt ostsisite? Mereääres. Kas te leidsite? Kus kohas see maailmaäär asub? Me teistele rühmadele seda. Mida?
neid aardeid, mis me mere ääres võtsime. Mina nägin mere ääres sinist kivi. Mis sa veel nägid mere ääres? Vett. Mida veel? Mis sul meelde jäi? See mul leidis veel jääkuubi. Kas sa tead, millal mõmmikud mere ääres käivad kõik koos? Ühe päeval. Kas sa tead, mis selle päeva nimi on? See on neljapäev. Ja. Aga kas sa mäletad, mida sa seal mere ääres näinud oled, kui me mere ääres oleme käinud? Nägin jääd. Mis sa veel oled näinud põnevad seal? Ja juba jää läks veeks. Kas sa leidsid ka midagi vahest sealt mere äärest? Ei. Paneme näitusele need aarded, mis me oleme mereretketelt leidnud. Kui me oleme käinud mereretketel, siis me oleme sealt leidnud huvitavaid asju ja siin on need huvitavad asjad. Kus kohas need asjad on? Meie älestame uue mänguassi ja uue pulki. Mis me seal mere ääres teeme, kui me mõmmikutega mere äärde läheme? Mis me teeme seal? Vaatame meret. Mis me veel teeme? Korjame asju. Jaa. Kas seal vahest midagi põnevat peale mere ka näha on seal mere ääres? Ja Mis sa seal näinud oled? lasikilda. Mida veel? Kalasid. Jaa, mida veel? Surnud millimallikad. Lilled kasvasid. Päriselt. Ja nii pikad. Ja õppekäikudel loomulikult meil on ka planeeritud tegevused, mis nagunii hakkavad oma elu elama, aga see kodune meri on iga kord erinev. See meri ei ole mitte kunagi täpselt samasugune, aga ta on ikka tuttav ja kodune. Ja see ongi see, miks lapsed seda nii väga ootavad. Mereretkega saab siduda absoluutselt kõiki valdkondi. Mõnikord näeme mereretkedel midagi nii põnevat, et see sütitab lapsi. Ja nii saabki alguse näiteks hoopis uus projekt.